Uudistega eetris Rohke Develak. Euroopa äratuskell läks eile parandusse, teatab Euroopa Komisjon. Korralise hoolduseni oli küll veel mitukümmend aastat aega, ent äratuskella pidev ülekoormus viis lõpuks selleni, et see katki läks. Äratuskell hakkas helisema 2008. aastal, aga helises siis korra või 2 nädalas ja see ei olnud probleem. Olukord muutus aastal 2014, kui äratuskell helises juba 2 korda päevas ja kuna nii sageli, siis ei olnud ka lõpuks see probleem ja sellega harjusid kõik ära. Alates 2022. aastast aga helises Euroopa äratuskell juba iga poole tunni tagant ja selle aasta algusest algas katkematu helisemise periood ning lõpuks viskas kell valju kolinaga vedru välja. Nüüd on kõik ärganud ja ei julgegi enam magama minna, märgitakse komisjoni pressiteates. Sotsiaalkindlustusamet annab aga teada, et uue korra kohaselt peavad pensionärid hakkama igal aastal käima vastavas hindamiskomisjonis tõestamas, et vanadus ei ole vahepeal üle läinud. Selline hindamissüsteem on olnud juba mõnda aega kasutusel hindamaks puuetega inimeste makstavate toetuste vajaduspõhisust ja praktikas on ette näidata juhtumeid, kus inimene on vahepeal tervemaks saanud ja toetust tegelikult ei vaja. Rahaliselt kitsal ajal on tõestuskohustuse kehtestamine pensionäridele vajalik meede, tagamaks, et keegi ei saaks pensioni ilma põhjuseta. Valitsus ja kommertspangad on aga koostanud andmebaasi, mis peaks olema suureks abiks noortele peredele, kes soovivad võtta eluasemelaenu. Hetkel on sageli nii, et 2 noort inimest on küll kokku saanud, aga neil ei ole piisavalt sissetulekut, et laenu saada. Loodud andmebaasist aga on võimalik leida endale jõukam tulevane abikaasa või elukaaslane, kellega koos saab rajada juba maksujõulise pere. Andmebaasist saab laenu soovija otsi endale sobiva kaaslase, kellega ühist elu alustada. Pankade juurde rajatakse ka lähiajal kenad kohvikud ja ööklubid, kus noored saavad kohtuda, suhteid luua ja tulevikuplaane arutada. Kui andmebaas populaarseks osutub, lisandub sinna piisavalt ka inimesi, kellede seast vähema sissetulekuga inimesed saavad omakorda valiku teha. Keskerakond aga annab teada, et pärast arvukaid tagasilööke ja nendele järgnenud ajurünnakuid on kinnitatud erakonna edasine strateegia, mis näeb ette täiesti uue lehekülje pööramist ja muutumist ausaks erakonnaks. Kohe ja täies ulatuses käiks erakonnale siiski üle jõu, kuid kavas on ausaks muutumine osade kaupa ning umbes 10% ulatuses ühes kalendrikuus. Koostamisel on ka graafik. Kui vahepeal tuleb tagasilööke, siis lisanduvad intressid, mille tulemusena aga muututakse lõpuks veel ausamaks, kui enne kavas oli. Et seda vältida, püütakse olla ausad ja graafikust kinni pidada. Ja liiklusest Tartus jäi täna varahommikul kell 7:30 Kastani ja Riia tänava ristmikul 27-aastasel jalgratturil 2 silma vahel fooris põlev punane tuli. Tuli monteeriti maha poole tunni eest Maarjamõisa haiglas. Eetris olid uudised.